lugupeetud kongressi delegaadid ja külalised. On rõõm tervitada meie nüüd juba Riigikogu esindatud erakonna esindajaid ja külalisi. Töö Riigikogus võimaldab meil meie põhikirjas ja programmis kirja pandud seisukohti kuuldavaks teha ja oma põhimõtete eest seista. 3. juulil 2006. aastal tuli mul esineda Šoti parlamendis Edinburghis. See oli veidi enne meie taasiseseisvuse 15. aastapäeva. Ütlesin tookord, ütlen uhkusega, et nende 15 aasta jooksul on Eestist saanud avatud ja igati uuendusmeelne riik. Eesti edusammud infotehnoloogia ja e-teenuste vallas on maailmas juba laiemalt tuntuks saanud. Täna võime tõdeda, et käegakatsutavad on ka meie edusammud teaduses, eriti küberneetikas ja meditsiinis. Meie juhid on hakanud juba sageli meie arengutaset võrdlema Põhjamaadega. Et neile majanduses ja sotsiaalvaldkonnas tervikuna järele jõuda, on käia veel pikk tee. Kuid kui võrrelda näiteks põllumajanduse tootmisnäitajad, võttes aluseks keskmine aasta piimatoodang lehma kohta, oleme neil lähiaastatel ületamas. Kasvanud on meie inimeste liikumisvabadus. CNN andmetele toetudes pääsevad Briti ja USA kodanikud ilma viisata 147 riiki. Eesti jaoks on see arv 134 ja sellega oleme maailmas 13. kohal. Võrdleme veerand sajandit tagasi olnud olukorda Eestimaal. Kuid muresid on palju. Praegu teame, et Eesti on HIV-positiivsete inimeste arvult Euroopas esimesel või teisel kohal. Suur tööpuudus ja elukallidus sunnivad noori otsima tööd ja leiba välismaal. Oleme oma riiki nüüd ehitanud pea 24 aastat. Meie riiki juhib suures osas juba 3. põlvkond, kes on üles kasvanud ja oma hariduse saanud iseseisvas Eestis. Arvan, et on möödunud piisav aeg selleks, et meie lähiajalugu hinnata ja püüda kujundada nägemust, kuidas edasi. Ei ole kellelegi saladuseks see, et Eesti elanikkond on maailma üks kiiremini vananevaid rahvaid, mis tähendab seda, et sellele tendentsile tuleb adekvaatselt reageerida ja ümber kujundada meie ühiskonna struktuur. Võimalusi selleks on mitmeid. Öeldakse, et kui ühiskond on tasakaalus ja terve, siis sünnivad ka lapsed. Täna oleme üks rahvaarvult kiirema kahanemistempoga riike maailmas. Meie rahvas on töökas ja tark. Meil on piisavalt maavarasid. Meil on kõige rohkem ülesharitavat maad ühe elaniku kohta Euroopa Liidus. Tekib küsimus, millest siis meie perede ja üksikisikute selline olukord, kus tuleb minna tööd ja leiba otsima teistest maadest. Kõik see nõuab süvaanalüüsi. Tänu taevale leidub meil veel inimesi, kes on võimelised tekkinud olukorda analüüsima ja sõnastama meie nägemuse järgi, kuidas edasi. Rahvaga tuleb pidada nõu, siis kasvab ka igaühe vastutus meie ühise tuleviku kujundamise eest.
Me vajame ilmselt ühiskondlikku kokkulepet, mis oleks parteide ülene ja reastaks meie prioriteedid järgnevateks aastakümneteks. Aastal 2003 publitseerisime dokumendi Ühiskondlik kokkulepe taasloov Eesti 2003-2015. See 67 leheküljeline kokku võetud tööversioon väärib ka praegu veel tutvumist. See oli tuhandete inimeste ühistöö. On alust arvata, et nimetatud kokkuleppe realiseerimine aitaks vähendada meie inimeste vajadust võõrsilt tööd ja leiba otsida sellises ulatuses, nagu see praegu on realiseerunud ja realiseerub edasi. Nüüd oleks vaja taas tulla nende põhimõtete juurde, mis me sõnastasime 12 aastat tagasi. Kõige olulisem on, et me oma seisukohti toetaksime võimalikult laiale ühiskondlikule alusele. Viimaste kuude ja nädalate immigrantide teemaliste artiklite vool on kujundamas meie arusaama põgenike vastuvõtmiseks. Siinkohal ei tohi me unustada, et oleme Euroopa Liidu riikidest üks väiksema põlisrahva osakaaluga riike. Kui meie eesmärgiks on eestlaste jätmine vähemusrahvaks oma kodumaal, siis tuleb seda meie rahvale ka otse öelda ja selleks mandaat saada, nagu kaasaja poliitikute kõnepurgis on kombeks öelda. Väga kurvastav on meie sotsiaalmeedia lausrünnak meie erakonna vastu. Meile omistatakse seisukohti, mis ei lähe kokku meie väärtushinnangutega. Meid tembeldatakse parempopulistideks, kes nagu sooviksid lõhkuda Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, sallivust ja mitmekultuurilisust. On selge see, et peame väga täpselt jälgima meie kõnepruuki ja ettevõtmisi. Sotsiaalmeedia jälgib meie väljaütlemisi erakordse huviga. Kultuurne sõnakasutus ning lugupidav suhtumine meie seisukohti mitte jagavatesse inimestesse peaks saama meie erakonna lipukirjaks. Lugupeetud kuulajad, meie erakonnal on hästi viimistletud alusdokumendid. Meie valimisplatvorm võeti vastu hästi. Selle kinnituseks on Riigikogusse pääsenud saadikute koha hind. Jätkame rahulikult Eesti asja ajamist. Oleme ikka truud sellele nurgakesele siinpool Soome lahte, mille oma vere hinnaga on välja lunastanud meie esivanemad. Tänan tähelepanu eest.